nii, jõudsin sihtkohta, praegu on üsna jahe isegi, et näpud külmetavad, peab kindlad käes hoidma. 6 kraadi näitas sooja hommikul, aga päeva peale läheb siin 15-16 kraadi. Tuleb see päiksetõus ära oodata ja hakkab ilmselt palav. In the vast expanse of night, the stars are like lost lights. A journey starts, a search in sight, through the shadows, into the night. I'm on a search, a long winding way. The road is rough, the signs are astray. In the alleys of the unknown town, I'm looking for what's yet to be found. The wind whispers secrets in my ear, but they're just fragments, nothing clear. I follow the echoes in the air, hoping to lead me to somewhere. Searching, I'm always searching, through the valleys and the peaks. Searching, I'll keep on searching, till the mystery finally speaks. In the maze of time and space, my heart is set on this long chase, searching for that hidden grace. The moon is my only guide, as I wander side by side, through the deserts of my mind, where memories sometimes unwind. I've seen faces that seem so near, but they vanish in a single tear. I'm still walking, never to fear, for the answer is waiting, I'm sure. There are moments when I'm lost, when the doubt is like a call. Kahjuks on see haug. Kilost ahvenat oleks palju oodata.
nii juhtub, kui püüad ahvenat ja haugid kimbutavad. Loomulikult läks Wolframist raskus koos ühe parima kummisilikoniga. Mis siin ikka? Selline see kalapüük on. Hopsti! Seda ma siia otsima tulin. Selline mõnus paras fileerimiskala. Muidugi hakkad sähmima alati, siis juhtub igasugu asju. Ahven on siin paadi all kohe, siis põhimõtteliselt ma teen sellist vertikaalpüüki siin praegu. Murtsin riba ära. Vot, mis juhtus. See on juba korra parandatud ritt või? Teine äpardus siis täna juba. Esimene on see, et haug lõhkus mul rakenduse ära ja nüüd siis see lugu otsa veel, et aga no ma jätkan teise rüdvaga. Selleks ongi ikka ülihea, kui on varuks ritt kaasas. Proovime, see meetod toimib veel või?
pannikala. Täna saab õhtusööki, lapsed. Uuesti. Neljas vise järjest. Väga põnev, tasus tulla. Kell on 7 läbi mõned minutid. Ja läksin umbes tund aega. No natuke rohkem. Kala otsimisele. Täna oli kala natuke sügavamal, kui ma arvasin. Et see püük on jah, et see vajumine võtab omajagu aega, aga praegu on nagu 4 viset ja 4 võttu, et niimoodi tasub oodata. Ei taha seda raskust suuremaks panna praegu, sest see muudab ka nagu põhjas mängu. Kas nüüd on suur ahven või siduri võttis laulma igatahes. No. Ei ole päris kahvavääriline, aga ilus ahven. Praegu saab natuke ka seda telekamängu harrastada. Ahven on ilusti lennus siin.
täna juhtub ikka. Ritt puru. Haug lõhkus rakenduse ära. Just eile avastasin, et jube hea koht kahvale sinna mootori peale kotti. Aga nüüd ma siin sähmides panin ta nagu kehvasti kuskile. Ja sinna ta läks. Mis täna juhtunud on? Kõigepealt haug lõhkus rakenduse ära. Teiseks ma lõhkusin ridva ära. Ja küll see oli 3. kord, kui ma selle ridva ära lõhun. Võib-olla ma saan veel parandada. Ja siis ma lähmerdasin kahva üle parda. Mis täna veel võib juhtuda? Assa, kus vedas. Kahva mul ei ole, aga üle paadi ääre kukkus ikka. Uskumatu. Uskumatu, jah. Täna oma unistuste ahvenast ilmselt ilma jään, sellepärast et mul ei ole kahtlane.
Nüüd on kala juba piisavalt kotis, et nüüd hakkan hoolega valima, et keda ma üldse võtan ja keda ma jätan. Paar ilusamat kileahvenat võiks veel võtta. Tasuks alati piiri pidada minu meelest, et ei maksa kotti endal silmini täis toppida. Väga hasartne püük on täna igatahes. Ikka järeldused, et ikka kellaajad on olulised tegelikult. Tundub, et tegemist on haugiga vist. Ja. Tuleb ainult loota, et kõik terveks jääb. Korralik selline pannikala, tead. Kindad said märjaks, on kätel külm ja varukindaid muidugi ei ole. Siis kui tahaks. Vahepeal siin kui vajub, siis ma teen vahekokkuvõtte ka öelnud, et teen veel mõned visked ja kui ahvenat ei taba, siis liigun kuskile. Teen siit viimase viske, siis liigun
kuskile, kui midagi ei toimu. Nii, nüüd algab operatsioon kahva otsimine. Ma enam-vähem laiviga näen, kus ta on. Panen lihtsalt ühele kolmikule ühe raskuse külge ja siis proovin meelitada, et kahjuks on mul kaasas ainult see väike ritv, aga noh, kui ta haagib ära, et siis ma usun, et meelitab üles küll. Noh, see võiks ju ära tragida. Kahju on aega raisata küll, sest näen, et siin on ka ahven aktiivne suhteliselt. Kas tõesti esimese korraga või? Kui see nüüd on minu kahv, siis ma olen küll üliõnnelik. Vaikselt tuleb isegi. Ma loodan, et see mingi talvel kaduma läinud kalamees ei ole. See oleks ülihirmus. Ja siit ta tuli 14 meetrit sügavust ja kätte ma ta sain. Üks halb miinus on tehtud, nii-öelda oma viga parandatud, et enam ma sinna kahva ei pane, ma panen ikka kahva siia. Alati tasub proovida. Olen nii õnnelik praegu. Nii, kaameral läheb viimane aku nüüd. Viimased siin pool tundi või rohkem ühtegi võttu ei ole saanud enam. Et kuskil 10-11 olen, ega rohkem ei ole ka. Üritan veel mõned visked teha ja lanti vahetada ja siis tuleb minna koju kalapala puhastama. Ilmselt tuleb suitsuahven täna Kamado grillil. Niimoodi. Kell on siin 11.17 saanud ja kuskil paarkümmend ahvenat panin kotti. Täna väga palju hauge ei käinudki kimbutamas, siin 2-3 tükki. Esimene siis lõhkus rakenduse ära ja mis
mis siin muud äpardused olid. Praegu isegi sain uuesti võtma, aga tegin ilmselgelt väikse valearvestuse riietusega täna, et tuul tõusis ja üsna jahe on olla, et pakin kokku ja võib-olla õhtupoole jälle vaatab.